No nii, hakkame vaikselt pihta. Ma saan aru, et kõik on väga huvitatud sellest, et milliste heade skeemidega sellelt PRIAlt ikka see raha kätte saada, et ei ole kuulda. Okei. Ma õpin siis kõigepealt mikrofoni kasutama. Nüüd on kindlasti paremini kuulda, ma loodan. Mul on selles mõttes hea meel, et ei ole ikka kuulda. Äkki siit helipuldis siis saab natukene heli juurde panna. Nii, kas nüüd on paremini kuulda? Väga hea. Eks me õpimegi läbi oma kogemuste. Aga mul on tõesti hea meel, et kõik on tulnud siia suures massis ja kahjuks osad vist ei mahtunud isegi ruumi. Sest kõik ju tahaks teada, kuidas pettusega lihtsamini PRIAst raha kätte saada, et selleks see töötuba ju täna ongi siin. Või siis mitte. Ma pean kahjuks selles mõttes ikkagi pettumuse valmistama, et positiivselt noodilt alustades, et täna keegi raha tagasi maksma ei pea. Et kellelegi finantskorrektsioone ega midagi sellist ei tule selle töötoa lõpuks siis. Küll aga tänase sellise töötoa eesmärk on tegelikult näidata seda, et PRIA näeb väga hästi, mis maastikul toimub. PRIAl on uskumatult palju andmeid ja me oleme järjest osavamad nende andmete kasutamises, mis tähendab, et tõenäosus erinevate huvitavate ja loominguliste skeemidega siis meie huviorbiiti sattuda on järjest suurenev. Me oleme küll siin Andrese ehk siis alla tulevas toas, aga see tõenäosus on siiski seal Tiina toa suunas ehk siis tõusvas joones, nii nagu Teet hommikul alustas. Aga jaa, mina olen Silver, mina olen PRIAs vastavus- ja kontrolli osakonna juhataja. Meil on selline üsna värskelt loodud vahva struktuuriüksus ja kogu see mõte on PRIAt siis sellel turul või maastikul näidata rohkem finantsasutusena, keda me ju tegelikult oleme. Et me tegeleme rahaga, me jaotame seda, me kahjuks vahepeal peame seda ka tagasi nõudma. Ehk siis selline tavapärane finantsasutuse töö ja sellest vastavalt ka selline compliance ehk siis vastavuse osakond PRIAsse loodud sai. Aga mitte sellest ei tahtnud ma täna rääkida. Ma hea meelega ei teeks siin ainult monoloogi, ehk siis kõik, kellel vahepeal tekib mingisuguseid mõtteid, küsimusi, et siis see võiks olla rohkem võib-olla sellise heas mõttes arvamusfestivali laadse vaibiga, et võib käega märku anda ja mikrofonil paistab üsna pikk juhe, et saab siis sõna sekka öelda ja oma kogemusi jagada. Et ma paningi siia sellise sõbraliku pildi, et istume siin kõik koos, kohvitassid, küpsised, muffinid ja arutame siis tõsisel teemal sõbralikul moel. Ja niimoodi linnulennult üle käies siis, et millest siis täna räägime. Tahan rääkida natukene raharingidest, tahan rääkida hinnapakkumistega trikitamisest ja kunstlikest tingimustest. Et kui see mõiste kunstlik tingimus esimest korda minu kõrvu jõudis, vahemärkusena ma olen ise PRIAs olnud hetkel täpselt 1 aasta ja 4 päeva. Ehk siis üsna värske PRIAkas. Ja kui see kunstlikud tingimused esimest korda minu kõrvu jõudis, siis ma mõtlesin, et okei, et siin on mingid kunstipärased tegevused ja loominguline keskkond. Ja selles mõttes see loominguline keskkond kunstlikest tingimustest rääkides ongi võib-olla üsna tabavalt öeldud, aga sellest siis natukene hiljem juba. Ja ma loodan, et tõesti, et te küsite ja toote mingisuguseid ka oma lugusid mängu, sest need lood päris elust on kõige õpetlikumad tavaliselt. Nagu ma ütlesin, siis mina olen nüüdseks PRIAs olnud tervelt juba 1 aasta ja olles näinud elu seespoolt, siis PRIA tegelikult tõesti on päris võimakas finantsasutus ja kui me räägime pettustest, siis pettuste tuvastamise vaates ei ole küsimus
selles, et kas me need pettused üles leiame, vaid millal me need pettused üles leiame. Vahemärkusena, et ma alustan sellistel süngematel toonidel, siis vahepeal lähen rõõmsamaks ja sõbralikumaks ka jälle, et siis on nagu asi tasakaaluks. Ehk siis jah, et kui täna läks õnneks mingisuguse skeemiga kellelgi, et siis ei maksa pead norgu lasta, et küll me jõuame sinuni ka. Või siis teispoodi vaadates, et kui täna läks õnneks, siis võib-olla sama mustrit ei ole vaja korrata, sest ühel hetkel me jõuame ka selle mustrini. Ja järelevalveperiood PRIA investeeringutel on tavaliselt päris pikk, et selle aja jooksul jõuab päris palju huvitavaid loomingulisi lahendusi läbi analüüsida. Ja miks ma kirjutasin siia, et PRIA on sõber? Et PRIA on sõber ausale ja tublile kliendile ja taotlejale. Ehk siis, et päeva lõpuks need pettused on ju nende tublide ja õiglaste rahasaajate suhtes väga ebaõiglased. Sest see on see üks rahapott, kust need petturid viivad ära seljakottide viisi raha ja see on ju päeva lõpuks teie enda raha, mida need petturid minema tassivad kärude viisi. Ja miks see teema selles mõttes oluline on, et selle eelmise lausega, et iga petetud euro ongi ju sõna otseses mõttes vähem eurosid ausatele projektidele. Ja see pettused ei ole lihtsalt mingisugune müstiline kellegi võõras probleem, vaid need vähendavad ju otseselt seda usaldust ka kogu süsteemi toimimuse vastu. Mis tähendab ju seda, et ühel hetkel võib, kui see kaalukaus piisavalt nagu uppi juba läheb, siis ei ole kellelgi ju huvi enam ausalt toetusi taotleda ja teha ausat asja, vaid me jõuame juba selles mõttes sellise anarhiani, et miks mina peaksin, kui teised teevad sellist sikku heas mõttes, jah. Aga nagu ma ütlesin, siis minu eesmärk täna on tõsta teadlikkust. Ma ise olen hästi seda meelt, et nendest teadaolevatest skeemidest tuleb kõva häälega ja ausalt rääkida, sest see näitabki seda, et me teame, me näeme, me tunneme neid ära ja ühtlasi ka sektor ise saab ju sektorisiseselt sellistele asjadele tähelepanu juhtida, neid kammitseda ja ka sellist sisemist survet avaldada, et neid pettuseid järjest vähem oleks. Aga omamoodi naljaga pooleks siis öeldes ka, et nendest tänastest skeemidest, millest juttu tuleb, et ärge siis nendega enam tulge, et kui tulete, tulge millegi uue ja leidlikuga, et siis on meil ka jälle huvitavam. Ja. Võib küsida küll. Ei, ma ikka need suuremad ja levinumad plaanin täna läbi käia, et siis oleks nagu pilt selge. Ja kui tundub, et mõni skeem ei rääkimata, et siis võib pärast mulle käia sosistada, et siis ma saan järgmisesse ettekandesse veel ägedama. Aga alustame raharingidest, et konkreetse näitena, et ilmselt teate, aga raharing on siis see, et kus kasutatakse sõprade tuttavate ettevõtteid ja jääb mulje justkui siis oma osalus investeeringu kontekstis on makstud, kuigi tegelikult see raha, isegi kui ta liigub nagu päriselt, siis ta jõuab ringiga tagasi või siis teatud juhtudel see raha liigub ainult paberil ja päriselt see raha üldse ei liigugi. Mis jällegi selles mõttes on ju tohutult ebaaus nende suhtes, kes päriselt kannavad seda oma osalust ja panustavad sellesse projekti ka oma isikliku rahaga, sest eks see on ühest küljest ju hästi inimlik, et oma isikliku rahaga investeeringute tegemisel on nii-öelda see oma nahk oluliselt rohkem mängus ja see nagu teatud mõttes vähemalt praktika seda toetab või statistika. Et see näitab ka seda, et need ettevõtted on siis oluliselt rohkem huvitatud sellest, et need investeeringud ka vilja kannaksid ja eesmärgipäraselt kasutusse saaksid. Et kui tegemist on lihtsalt nii-öelda tasuta saadud rahaga, siis
võetakse paratamatult natukene lõdvemalt selle nii-öelda lõppeesmärgi ehk siis mingisuguse meie Eesti riigi jaoks nagu kasuliku tegevuse elluviimise nimel. Ja kuidas me neid raharinge siis selles mõttes tuvastame? Nagu ma korduvalt juba ütlesin, siis PRIA-l on päris palju andmeid. Meil on kasutusel ka erinevad Euroopa Liidu ülesed süsteemid. Üks selline on näiteks nimetus on Arachne. Ja see näitab isegi ettevõtete omavahelisi seotuseid Euroopa Liidu tasandil. Ja see konkreetne süsteem on kasutusel Euroopa Liidu üleselt kõikidele siis Euroopa Liidu rahadega toimetavatele asutustele, ehk siis mitte ainult nagu põllumajandussektoris, vaid hästi-hästi laialdaselt. Ja see tähendab seda, et tegelikult seal need seotused ja andmestike siis koosseisud, eeldefineeritud riskikriteeriumid, mis neid seotuseid esile tõstavad, need on tegelikult väga põhjalikud. Ja ilmselgelt sellised meeletult suured süsteemid omavad ka oma nõrkusi, ehk siis sealt tuleb teinekord üles ka selliseid valepositiivseid, kui me neid nii nimetame. Aga see on ikkagi oluliselt parem süsteem, sest me saame sellele leiule või potentsiaalsele leiule andagi siis oma hinnangu ja vaadata, et mis sealt siis välja tuleb. Ja samamoodi õnneks või kahjuks kogu Eesti riigi andmestik on ju meil andmekogudes, registrites ja järjest enam on minu nii-öelda väga positiivse või väga rõõmsaks meeleks see asutuste vaheline andmete liikumine oluliselt efektiivsem, mis tähendab jälle seda, et kõiksugused sellised asutuste vahelised hallid alad, mis vanasti kaotasid päris palju sellist väärtuslikku infot järelduste tegemiseks, siis see on nüüd asutuste vahelise koostöö vaates väga paranenud ja läheb järjest paremaks, mis tähendab jälle, et neid järeldusi on oluliselt lihtsam teha. Ja me näeme nendesse andmetesse sisse vaadates, et näiteks, et meil on elupõlised pakkujad, kes kunagi ühtegi pakkumust ei võida. Et proovisin küll, aga mitte kunagi, et olen juba siin aastate jooksul võib-olla 100 pakkumisi teinud investeeringutesse, aga näed, ei lähe õnneks, ma ei tea, õnne ei ole, aga ettevõte kuidagi püsib alles. Me näeme tegijaid, kes teevad pakkumusi kümnetes või lausa sadades kordades suuremalt, kui nende senine ajalooline käive või muud finantsnäitajad seda eluliselt usutavust üldsegi toetavad. Ehk siis, et kui või teevad pakkumisi üldsegi enda nagu põhitegevusalast täiesti teistsuguses alas ja kui sinna kõrvale tekivadki sellised lähikondsed seosed, perekondlikud seosed või midagi sellist, siis see fantaasiale ülemäära palju ruumi ei jäta, et mis seal taga peidus võib olla. Ja me näeme ka selliseid nii-öelda kuldseid kolmikuid, nagu me neid nimetame, mis tähendab seda, et need ongi täiesti võivadki olla sektori sisesed ettevõtted, kes täiesti süsteemselt teevad nagu esinevad läbivalt erinevates näiteks ehitusvaldkonna pakkumistes või ka mingites muudes investeeringu või mingites seadmete investeeringute pakkumistes. Ja asi ei ole isegi selles, et turul ei oleks teisi pakkujaid, vaid nende kuldsete kolmikute puhul siis tavaliselt see, kes võidab, on kuidagi alati selline nagu, sealt paistavad mingid teatavad mustrid välja. Et ka sellist asja jääb meile silma. Ja milleks see 3 pakkumise nõue üldsegi PRIA sellistes pakkumiste või toetustes on? Ega see ei olegi ju millekski muuks kui see, et me kasutame Euroopa Liidu vahendeid, meil on vaja saada, mis asi on see keskmine turuhind
ütleme siis niimoodi, et see investeering või summa, mida siis ühe või teise tegevuse tegemiseks tehakse, et see paratamatult läheks nagu optimaalses ulatuses sinna siis selle tegevuse jaoks. Aga kui kasutataksegi siis selliseid jällegi sõpru, tuttavaid, lähikondseid ja tellitakse siis nii-öelda hinnapakkumistega aetakse need keskmine hind või see turuhind ülimalt kõrgeks ja lõpuks turuhinnaga see tegevus ära tehakse, siis ülejäänud raha lihtsalt pannakse taskusse, jaotatakse omavahel ära ja tegelikult see on jällegi summa, mis on meie enda turult ju ära võetud ja mida me ise ei saa enam kasutada. Ja noh, PRIA tegelikult kontrollib neid turuhindasid ja näeb ebakõlasid siin-seal. Ja mida rohkem tehisintellekt meie enda süsteemides ka mängu tuleb, seda rohkem me neid mustreid ka paremini näeme. Ja PRIA pole ka selles mõttes päris eile sündinud, et kõrvalpõikena on meile üritatud väita ka näiteks eriotstarbelise diisli kontekstis, et millele siis PRIA selliseid lubasid väljastab, et kellel on üldse õigus eriotstarbelist diislit saada. Et siis on üritatud väita, et talvisel ajal, kui on tavapärane, et traktoritega lükatakse lund, et siis kogu eriotstarbeline diisel kulus hoopis vilja kuivatamiseks näiteks. Ma ise olen jurist, mulle võib sellist nagu udujuttu selles mõttes ajada ja ma päriselt usun ka. Aga PRIAs töötavad siis eksperdid ja agronoomid on selgitanud, et noh, mis sa seal talvel ikka seda roiskunud vilja enam kuivatad, et pole vist väga enam mõistlik, et ega sest head nahka enam niikuinii ei tule. Et jah. Jõudes siia kunstlike tingimuste juurde, nähakse vaeva siis, mida see täpselt tähendab, et see tähendabki tegelikult seda, et nähakse siis ekstra vaeva selle nimel, et jätta mulje, et mina olen ka õigustatud seda toetust saama. Ja selles kontekstis on tõesti need mustrid ja skeemid on kohati päris leidlikud. Ja, inimesed üldse loomupäraselt on väga leidlikud ja tehes koostööd ka näiteks Politsei- ja Piirivalveameti või Konkurentsiameti või teiste siis asutustega Eestis, siis neid leidlikke inimesi kerkib alati sellistes keerulistes majandustingimustes järjest rohkem esile. Et kus turul on raha vähem ja majandusolukord on keerulisem, siis leitakse agaramalt neid skeeme siis. Ja üks selline kunstliku tingimuse osaline näide ongi näiteks piirmäärade vältimine. Et meil on ikkagi teatud kindlatel põhjustel ja metoodikatel on otsustatud, et mingit tegevust toetatakse mingis kindlas mahus. Et suvaline näide, et näiteks kui meil, ma ei tea, et sellist toetusmeedet oleks, aga mul pole ka täit ülevaadet selle aastaga kõigis 147 toetusmeetest veel pähe kulunud. Aga näiteks oletame, et meil olekski toetus pirnide kasvatamiseks, siis Eestil ja ka Euroopa Liidul tõenäoliselt oleks sellest vähe tolku, kui terve Eesti oleks ainult pirnide kasvatamise peal. Et meil on vaja ikkagi seda mitmekesisust, meil on vaja seda toiduga isevarustatuse taset. Ehk siis selle tõttu ongi need erinevad piirmäärad välja mõeldud ja kehtestatud, et seda toetatakse teatud mahus. Ja samas ka, et neid tegijaid oleks piisavalt palju. Et meil ei ole ka mõtet kõiki mune siis ühte korvi laduda ja anda kogu toetus ühele ettevõtjale, sest see toob jälle riigi vaates tohutult suured riskid mängu. Aga mida siis tehakse? Ongi, et oletame, et minul on 700 hektarit mingisugust maad. Toetuse meede näeb ette, et toetus saab kuni 70 hektarile. Ja olles leidlik, omades palju häid sõpru, tuttavaid, kolleege, siis kiirelt mõeldud, kiirelt tehtud. Eestis äriregistris saab ettevõtteid väga kiiresti registreerida. Ja teen hoopis 10 siis ettevõtet
jagan oma maad suuliste lepingutega siis nende ettevõtete vahel, sest suulised lepingud täna endiselt on toetuste vaatest igati sobilikud. Ja voilà, ma saan 70 hektarise toetuse asemel 700 hektarile toetuse. Ja mida see tähendab selliste toetuste puhul? Kuna need rahapotid konkreetse toetusmeetme jaoks on ju üks, mis on mõeldud, et olekski hästi palju või võimalikult palju neid tegijaid, kes selles ulatuses seda tegevust teevad. Kui üks inimene tuleb, võtab ära 10 ettevõtte toetuse, siis see tähendab seda, et tegelikult kõigile teistele jääb seda raha ju päeva lõpuks vähem kätte. Et kui jagataksegi ära, siis lõpuks nii-öelda toetust tulnud taotlejate vahel kogu see alles jäänud summa ära, siis kui seal on neid kümnetes ja kümnetes ka selliseid ettevõtteid, kes tegelikult ei peaks seda toetust saama, siis tegelikult on ju kõigil kahjud sees. Ja kunstlikest tingimustest veel. Hästi tihti näeme ka selliseid asju, kus investeeringute kontekstis rajatakse selle siis toetatava hoone või investeeringu varjus hoopis midagi muud või hoopis kellelegi teisele. Ja see on praegult kuidagi päris suur trend, et selle järelevalveperioodi jooksul, mis siis investeeringule alati järgneb, ehk siis, et kus tuleb seda investeeringut siis alguses kirjeldatud eesmärgil ka päriselt kasutada, siis seda ei tehta. Ja see see on siis täpselt veel ei oskagi öelda, kas küsimus on teadlikkuses või küsimus on selles, et kuidas seda üldse tõlgendada. Igal juhul see toob kõigile nii-öelda seda tuska ja kurba meelt, kui ühel hetkel PRIA tuleb ja leiab, et see äge masin, mille sa ostsid ja ütlesid, et hakkad seda kasutama ja kohalikku elu edendama ja võib-olla tuleb ka üks lisatöökoht külla juurde, seisab pakendis nurgas, siis on nagu üsna kahju, aga polegi muud teha, kui kogu see toetus tagasi nõuda, sest seda tegevust ja seda eesmärki ju tegelikult ei ole saavutatud. Ja kunstlike tingimuste puhul muidugi, kui ma juba rääkisin sellest leidlikkusest ja kunstipärasusest, siis eks siin on ka teatav hulk seda hallala päeva lõpuks, et mida siis riik või siis ka laiemalt Euroopa Liit laial tasandil mõelnud on, et mis see päris nagu see toetatav tegevus on ja teatud kontekstides ongi selles mõttes okei, ehk siis PRIA praktika järjest rohkem ka seda toetab, et kui see tegevus nagu olemuslikult ikkagi selle eesmärgipärane on, isegi kui see niivõrd kuivõrd sealt õigusaktist nagu seadusandja nagu tahtena esialgu välja ei tulnud, ehk siis määrust kirjutades määruse kirjutajad mõtlesid, et ei osanud sellisele variandile üldse mõeldagi, et see võiks ka toetatav olla. Aga kui see kogu kontekst ja sõnastus seda toetab ja võimaldab, siis kindlasti PRIA selliseid tegevusi ikkagi tahab toetada ja seal nagu ei ole automaatselt kohe sellist jäika seisukohta, et kohe raha tagasi, sest päeva lõpuks ka meie ise elame siin riigis ja tahame, et Eesti ettevõtetel läheks hästi ja tahame, et elu siin ju õitseks. Ja PRIA huvi ei ole kindlasti kedagi teadlikult kuskile hammasrataste vahele tõmmata, et seda ma kindlasti julgen tänase PRIA kohta öelda. Ja ausus selles mõttes on parim strateegia, mida ma julgen siin välja öelda, et kui midagi muutub olukorras, ettevõtte finantsseisukorras, investeeringu kasutamises, turutõrked tekivad, mida iganes, need muutujate hulk on ju tegelikult selles maailmas meeletult suur, siis alati on mõistlik PRIA-ga kohe sellest rääkida ja proovida leida lahendusi, sest mida me ka nii-öelda kurva näitena nende siis pettuste varjus näeme, on see, et kui ettevõtetel ongi täiesti tavapärased äririskid realiseeruvad, mis selles mõttes on nagu tavapärane, normaalne. Ma tahaks loota, et Eesti ei ole enam
selles seisus, kus pankrotti läinud ettevõte või ettevõtja on kuidagi nagu põlu all, vaid see ongi nagu ettevõtluse osa. Teed uue ettevõtte, tuled uuesti jalule, proovid uuesti. Siis ka selles kontekstis, kui me räägime toetuse saanud ettevõtetest, kui need pankrotimenetlused viiakse läbi ilusti läbipaistvalt, keegi ei hakka otsima sellist, nimetame siis seda kiirväljapääsu nende tankistide või firmamatjate näol kuskilt Rävalapuiesteelt, siis tegelikult päeva lõpuks ka PRIA saab siin olla toeks ja partneriks ja tulla vastu mingites kontekstides ja pakkudagi lahendusi. Et üks päris huvitav vaatenurk ka ettevõtete kontekstis, kui me näiteks räägime siis raskustes oleva ettevõtte puhul, et üks võimalus sellist nagu PRIA potentsiaalset tagasinõuet teinekord vaadata on, et kui sa sõlmid sellise korraliku maksegraafiku, mis sulle sobib, siis see tegelikult on päris soodsatel tingimustel saadud laen. Ja saneerimismenetluse kontekstis see võib isegi nagu teinekord aidata ja ettevõtte ikkagi uuesti jalule tagasi saada, et isegi kui seal on sellised põhjused, et seda toetust nagu mingis osas PRIA on kohustatud tagasi välja nõudma. Ehk siis pigem alati teavita, suhtle rohkem, räägi läbi komistuskivid ja sellisel juhul me saame aidata. Aga kuna meil kogu see pettuste asi selles mõttes ei ole PRIA enda väljamõeldis, et me neid kuidagi otsime, vaid see tuleb meile Euroopa Liidust kohustusena. Ja mis tähendabki seda, et kuna see on Euroopa Liidust saadud raha, siis kõik see raha, mida Euroopa Liit välja annab, tal on väga-väga suur huvi, et see raha siis teeks ka seda, mida alguses on kokku lepitud ja lubatud. Ja kui see raha seda eesmärki ei täida, siis riigina meil ei jäägi muud üle, kui me peame ise selle Euroopa Liidule tagasi kinni maksma. Ja pettuste kontekstis see tähendab ka seda, et kui meil petturilt ei õnnestu raha kätte saada, siis on see tegelikult ju riigi jaoks topeltkulu. Ehk siis utreerides, et näiteks 100 000 läks kuskile mingisugusesse musta ettevõttesse, musta kasti, siis Euroopa Liit leiab ka, et kuule, et siin ei ole ju tulemust, siis teine 100 000 tuleb Euroopa Liidule veel tagasi maksta. Ja see on ju kõik meie enda majandusest, meie enda teiste toetuste arvelt või üldse nagu riiklike hüvede vaatest. Ja selles mõttes ongi see, et need valeandmed, mis tegelikult on ka Euroopa Liidu vaates nagu pettus, siin on küll üks hea selline soovitus, sest kui pankrotimenetlust näiteks, tähendab, et kui see, ütleme, et investeeringu varjus on tehtud mingit muud tegevust, teinekord juhtub ka, et ma saan sama raha eest hoopis mingi vingem asja, et miks mitte seda võimalust kasutada. Ja kui sellest asjast jäetakse PRIA-le rääkimata, siis see võib olla selline oluline muudatus kogu asjas. Ja ütleme, et see valmiv investeering isegi tegelikult lõppvaates oleks olnud alguses peale abikõlblik, siis kuna sealt tuleb mängu valeandmete esitamine, kui vahepeal on esitatud ilustatud arveid või mingisuguseid vanu ehitusdokumente ja ühesõnaga ollakse leidlikud, ütleme ausalt, siis see kõik kvalifitseerub selgelt valeandmete esitamiseks ja kõige mustema stsenaariumi korral valeandmete esitamine tänases tähenduses võib kaasa tuua lisaks sellele, et toetus nõutakse 100% tagasi. Võib see kaasa tuua ka füüsilise isiku vastutuse, mis on täna selline võib-olla natukene veel uus asi, hästi laias vaates, et muidu need juriidilised kehad ju peaksid kaitsma meid igasuguste selliste vastutuste laiendamise eest. Aga eelmisest aastast on siis olemas selline Euroopa Kohtu lahend, mis ühest PRIA vaidlusest välja kasvas. Ja see ütlebki seda hästi niimoodi lihtsustatult ja üldistatult, et kui see mingisugune toetuse summa on saadud kätte siis pettuse teel, ehk siis keegi on ekstra vaeva näinud selleks, et jätta mingisugune vale mulje, esitada vale andmeid,
siis on makseagentuuril õigus ja teatud tingimustel lausa kohustus seda vastutust laiendada. Ehk siis siin enam ei kaitse see, et mul juriidilisel isikul vara enam ei ole, vaid siis juba see nõue pöörataksegi kahjuks küll äärmuslikel tingimustel, aga siiski ka füüsilise isiku vastu, mis tähendab seda, et päeva lõpuks võib sellise nagu totra peitmise, valeandmete esitamise tõttu haamri alla minna sinu isiklik kodu, sinu autod, mida iganes. Et see on selles mõttes hästi selline küll erandlik ja must stsenaarium, aga siiski teoreetiliselt võimalik. Ja see on selles mõttes nagu selline hea halb näide, et ausus on siiski siin see parim strateegia. Ma küsiks ühe küsimuse, et tõid praegu rahalise tasandi, et isikustatuna, aga kas ka on variante kriminaalvastutusele nii-öelda petmise valeandmete? Ja, küsimus oli siis, et kas on lisaks rahalisele vastutusele oht ka kriminaalvastutusele, siis siin on vastus on jah. Ehk siis, et Euroopa Liidul on eraldi institutsioon Euroopa prokuratuur. Euroopa prokuratuuril on igas liikmesriigis oma delegaatprokurörid, kes siis seisavad hea Euroopa Liidu finantshuvide kaitsevaatest ja seal neid kriminaalmenetluste asju on. Ka käesoleval hetkel on PRIA, ehk siis käesoleval aastal on paar tükki sellist. Ehk siis jah, ka see pettuse kontekstis tõesti kriminaalvastutus on veel lisaks sellele kõigele see suur oht. Aga jah, hakates siin natukene kokkupoole tõmbama, et PRIA siis selles mõttes tahab ja me tõesti sisemiselt usume ja näeme, et saab olla partner ka sellistel rasketel aegadel, et kus turutingimused muutuvad, projektid ebaõnnestuvad. Tulge rääkige, PRIA saab aidata ja samamoodi see, et kui te näete või tunnete, et keegi sektoris astub varvastele ülemäära leidlike ebaõiglaste nii-öelda kauplemisvõtetega, kui siis niimoodi seda nimetada, siis ka see on asi, millest PRIA-le saab märku anda. Seda saab teha kas otse meie e-mailidele, aga tegelikult on ka nii-öelda siis Euroopa Liidu direktiivist tulenev võimalus, mida nimetatakse sellest vilepuhuja direktiiviks, ehk siis anda ka täiesti anonüümselt sellist tagasisidet ja leidusid. Ja PRIA võtab neid igasuguseid vihjeid väga tõsiselt ja kontrollib siis neid. Muidugi, ja küsimus. Mul on üks küsimus teile. Kui ma panin tuhka kevadel põllule, külvasin odra sinna maha ja koristein ülesse ja nii palju vihma tuli, et ei olnud mõeldav enam üldse, et sinna külvata taliviili uuesti peale. Ja umbrohi hakkas kasvama, ma võtsin frontaali, tegin puhtaks ja nüüd olen ma hirmus kuritegu teinud, et peaks olema taliviili ka seal. Aga mismoodi ma seda talivilja sinna panen, kontroll käis ka, ütles midagi teha ole. Sa oled rikkunud ja võetakse toetus maha. On see õige või ei ole? Siin oli päris palju mõisteid, mis minule kui juristile on natukene võõrad, aga üldpõhimõtte kontekstis on, see läheb hästi kokku selle slaidiga, kus ma rääkisin sellest teavitamisest ja suhtlusest. Et alati, kui mingisugused sellised ettenägematud olud ilmnevad, siis tuleks nendest viivitamatult PRIA-le teavitada ja sellises kontekstis on teatud juhtudel võimalik meil kasutada sellist sätet nagu vääramatu jõud ja seal mingisuguseid võimalusi näha. Aga jah, nüüd selle nii-öelda olustiku kirjelduse mõttes nii detailselt kahjuks ei oska ise vastata, et kuna ma nii ise spetsialist ei ole. Aga seal on jah kindlasti see, et see teavitamise pool õigel ajal ja teisest küljest mingid asjaolud on
ma ei oska öelda, kas see konkreetse kaasuse puhul küll kehtib, aga et üldiselt on mingisugused sellised juhtumid, mida nii-öelda ettevõtluskeskkonna mõttes peab ette nägema, et siis alati meil võimalik vastu tulla ei ole, aga kui vähegi on, siis me kindlasti seda teeme. Riiale panin sinna lahtrisse, kirjutasin, miks ma ei saa külvata kõik ja andsin samal ajal teada, kui täitsin ta põlluraamat. Aga nüüd seda ei aktsepteerita. Miks? Huvitav. Mul on ka küsimus, või õigemini 2 küsimust. Samal, kui riik on kuulutas välja seoses klimaatiliste tingimustega eriolukorra, et kas siis PRIA see ei ole siis aktsepteeritav, eks ole, teatud juhtudel ei ole mõtet külvata vette asju. See on üks asi. Teine küsimus on mul nende investeeringu pakkumuste kohta. Kohustus on 3 pakkumist, aga kui turul ongi ainult üks ettevõte, ühe konkreetsete seadmetega, mida ma siis teen? Selle esimese küsimuse ja eelmise küsimuse jätkuks, et jah, ma kahjuks neid konkreetseid kaasuseid selles vaates niimoodi ise kommenteerida ei oska, et kuna sellel spetsialisti tasandil nii kättpidi sees ei ole. Küll aga ma seda ikkagi siiski julgen öelda, et kui vähegi võimalik on, siis just nagu ka vastavuse kontrolliosakonna poolt, ehk siis nii-öelda, kus on ka juriidiline tugi asutuse siseselt, et siis võimalusel me neid erinevaid siis võimalusi leiame, et neid asju just nagu ikkagi kliendi kasuks tõlgendada. Et paraku alati see ei ole mingitel põhjustel nagu kaasuse just nagu konkreetsetest asjaoludest võimalik, aga kui siiski on, siis me seda kindlasti teeme. Ja ma see investeeringu küsimuse vastuseks ka, et see hinnapakkumiste osa, et esmaselt tahaks kohe muidugi öelda, et see turg selles mõttes nende toetuste vaates ka ei ole ainult Eesti, ehk siis, et siis peaks korraks vaatama ka laiemalt Euroopa Liidu turule, kuigi jah, eks see on nagu lihtsam öelda kui teha ja mingis mõttes on nagu tõenäoliselt loogiline jätk ka, et seda võib-olla ma saangi kuskilt mingisugusest Itaalia firmast küsida, aga see transport ja kõik need asjad võivad oluliselt kulukamaks minna. Aga kui siiski võimalik neid pakkumisi võtta on, siis see kindlasti tuleb kasuks. Ma nüüd selles kontekstis jään kahjuks vastuse võlgu, et kas mingitel juhtudel on lubatud ka põhjendatud juhtudel siis piirduda nagu vähemate pakkumistega, aga võib-olla mõni kolleeg siit saalist noogutavad, et on võimalik põhjendatud juhtudel jääda ka vähemate pakkumistega. Aga see siis peab olema nagu taotleja poolt enda juba nagu selgitatud ja põhjendatud, et miks see nii on. Mul on üks huvitav küsimus. Teie ütlete, et see on karistatav või ei ole kõlba, kui jagada oma maid ära. Kui minul on 7 last, ja poistega leppisime kokku, et ma annan igale ühele mingisuguse maa temale, et igaüks hakkab siis eraldi. Ühele pojale ma tegin ära juba, nüüd hakkasin mõtlema, et teine poist lõpetas ka EPA, et tuleb anda temale ka. Ja nüüd siis sai kuskilt teada, et PRIA ei aktsepteeri seda, et ei tohi üldse maid lööndada ja sedasi jagada neid maid ära, et toetust sellega ei saa. Väga hea küsimus, ehk siis igaks juhuks ütlen üle saali ka, et küsimus on siis selles, et kas PRIA üldse ei aktsepteeri selliseid maade jagamisi ja põlvkondade vahelist üleandmist, siis selles osas tegelikult me PRIA sees oleme rääkinud ka ja plaanime natukene laiemalt avalikkuse teavitust hakata tegema, et millisel moel ja viisil see põlvkondade üleandmine on aktsepteeritav, sest tegelikult on see asi ju, mida ka PRIA, see on väga selgelt ka PRIA huvides, Eesti huvides, Euroopa Liidu huvides, et need asjad nagu toimiksid, mida ma enne seal maade jagamise kontekstis mõttena tahtsin edasi anda, on see, et kui neid maade jagamisi tehakse kunstlikult,
Ehk siis, et see jagamine on selline puhas näilisus, et kui mis see põhiasi nagu päriselt üleandmise kontekstis ongi, et need maad tulebki siis nii-öelda päriselt vormistada, tuleb sinna lepingut siis teha ja siis see vastuvõtja siis selles vaates peab päriselt nende asjadega ka tegelema hakkama. Et mida PRIA on näinud, on see, et need üleandmised vormistatakse küll paberil ära. Lihtne on luua ettevõtteid, määrata juhatuse liikmeid, tõsta neid maid lepingutega või siis ka suuliste lepingutega ringi. Aga et kogu tegevus näiteks käib ikkagi läbi ühe konkreetse isiku. Et tema esitab taotlused, tema teeb kõik otsused, tema, kui PRIA pöördub ettevõtete poole, siis kogu aeg vastab üks inimene. Et siis seal liiga palju ruumi fantaasiale ei jää, et kes see tegelik nagu juhtiv ja otsustaja seal nende ettevõtete taga on. Ja sellises kontekstis tulevad need piirangud. Aga üldises mõttes on muidugi väga toetatav, et kui seda põlvkondade vahelist üleandmist tehakse. Ja ma loodan, et PRIA suudab seda teadlikkust, et kuidas meie nägemusel see nagu hästi saab toimida siin lähitulevikus teha. Jaa, absoluutselt. Mitu projekti või kui suures summas on, siis mulle tundub, et kohati on PRIA liiga karm. Selles kontekstis ma täpseid numbreid ja isegi suurusjärke peast ei julge öelda. Muidugi tagantjärgi tarkusena oleks võinud ju välja võtta. Need suurusjärgud selles mõttes, mis me näiteks pettuste kontekstis, seda ma küll saan öelda, et kogu välja makstud toetustest see, kui ma nüüd ei eksi, oli aasta statistika, siis need pettused ja tagasinõuded moodustusid summaliselt 1,% . Ehk siis see tegelikult on ikkagi nagu justkui nagu kaduv väike suurus kogu selle 350 miljonit eurot aastas summade juures, kuigi teisipidi jälle jah, kui me võtame nii-öelda selle järgi, et Eesti on piisavalt väike, siis isegi kui võtta see nagu keskmine, et sellest 1% ja et jagada nagu inimeste vahel ära, et mul on muidugi selline juristi matemaatika, et ühe käe näppudel võib-olla suudan näpud kokku lugeda, et aga ütleme suurusjärgus mingisugune 500 000 kuni 1000 inimest ikkagi, kui nad sellega pihta saavad Eestis, siis selles mõttes jätab ikkagi sellise suure ja valusa mulje, ja kui võrrelda nagu teiste liikmesriikidega, siis siin see statistika selles mõttes on nagu kahetine, et ühest küljest on Eesti tõesti üks nii-öelda osavamaid nende pettuste tuvastamisel ja leidmisel, küll aga kajastub see ka siis vastupidiselt selles, et kui suured summad Euroopa Liidule siis me päriselt tagasi peame maksma, mis tähendab seda, et kui ma siin just hiljuti vaatasin, tuli selline raport Euroopa Liidust, et näiteks seal esimene riik oli Itaalia ja räägiti siis toetussummade tagasinõudmisest. Riigi suuruste mõttes ei saa muidugi võrrelda, aga et seal olid need tagasinõude summad erinevatest grupeeringutest hakkasid juba 22 miljonit, 8 miljonit, 6 miljonit ja niimoodi. Siis Eestil see summa selle tabeli vaates jäi ikkagi seal alla miljoni. Et need summad nagu tagasinõudena, mida me ikkagi selles mõttes Euroopa Liidule tagasi peame andma, Euroopa Liidu mastaabis on pigem väiksed. Aga mida ma võib-olla just nagu positiivsel noodil julgen öelda, et PRIA nüüd pärast oma seda suurt struktuurimuudatust selle aasta alguses, et me oleme hästi selgelt võtnud selle suuna, et olla kliendikesksem, olla kliendile nagu parem partner ja meile endale tundub ka, et see keskkond on oluliselt küpsem, ehk siis me saame teha mingisuguseid järeleandmisi ja just nagu selles vaates, et me ei karista nagu kõiki ühe latiga, täpselt nagu Taavi hommikul lava peal rääkis, et me ei paku nii-öelda seda ühte mingisugust tüüp teenust, millega mitte keegi rahul ei ole kõigile,
vaid võtamegi siis selle nii-öelda natukene abstraktsema lähenemise selles mõttes, et laseme mingis osas reegleid justkui tinglikult öeldes lõdvemaks ja keskendume nende nagu äärekaasustele natukene teistmoodi. Et see on küll meie suund, ja. Mul on ikkagi üks täpsustav küsimus, kuna PRIA on makseorganisatsioon ja me rääkisime siin numbritest, siis te mainisite, et 350 miljonit on toetuse summa aastas. Sain ma õieti aru? Just. Ja siis te rääkisite, et see tagasinõuete protsent võiks olla kuskil 1,5. 1, midagi, 1,2, 1,3. Aga kui me võtame 350 miljonist 1%, siis see oleks 3,5 miljonit. Nii, ja nüüd te ütlete järgmise lausena, et Euroopale tegelikult me maksame tagasi 1 miljoni, kus see 2,5 läheb siis või? Jah, see on see juristi matemaatika, millest ma rääksin. Ei, mina olen ka jurist. Minu matemaatika oli üsna kehv. Aga seal selles mõttes tuleb eristada seda, et mis osas on meil need leitud või faktiliselt tuvastatud nagu pettuse juhtumid, mida on siis umbes 1% nende toetuse seal kuskil summades oli. Siis nendest pettuste Euroopa Liidule tagasimaksmise intervall on sellise, kui ma nüüd peast ei eksi, oli 4-aastase sellise lõtkuga. Ehk siis, et riigil on võimalus neid pettusega saadud rahasid nii-öelda tagasi saada, nii-öelda tagasi võita. Kohtumenetlusi on päris palju PRIA-l ja täitemenetluses jälle omakorda on hästi palju ja maksegraafikuid on hästi palju. Et need kõik nagu süsteemid selles mõttes või need numbrid nagu ei olegi üks ühele seoses. Küll aga seda ma saan küll lubada, et kui näiteks kas või mulle isiklikult kirjutada silver.lusti@pria.ee, et siis ma saan need andmed konkreetsemalt ja õigemini välja võtta, et Kas te siis tahate väita seda, et kui meil tuleb Euroopas nagu tagasinõue ja tekib kas pankrotimenetlus või täitemenetlus või seal on igasugused menetluse liike, et siis Eesti riik seda raha ikkagi ei pea tagasi andma, kui me ei saa seda taotlejalt kätte? Ei, seda... Meie ju peame riigina, me peame selle tagasi andma, et siis ikkagi jääb natuke see mulle arusaamatuks. Riigina varasema selle perioodi mõttes oli 50% reegel, ehk siis, et kui seal sellist pettuse, ühesõnaga oli 50% reegel, kus kõikidest summadest, mida Eesti riigil ei õnnestunud siis tagasi saada, ehk siis mis ei olnud läinud õigesse kohta, Eesti riik pidi Euroopa Liidule 50% tagasi maksma. Nüüd, kuna meil hakkas niinimetatud uus periood, ehk siis uus ajajärk uute reeglite ja uute ootustega, siis selles kontekstis seda 50% reeglit enam ei ole ja tagasi tuleb maksta 100% summadest, mida Eesti riigil ei õnnestu kätte saada. Nüüd, selles kontekstis ei tahtnud ma öelda seda, et kui nüüd läbipaistvalt see pankrotimenetlus läbi viiakse, et siis Eesti riik ei peaks neid summasid tagasi maksma. Eesti riik selles mõttes ikkagi peab need summad Euroopa Liidule tagasi maksma. Küll aga, ühesõnaga, Eesti riik peab need summad ikkagi tagasi maksma. Aga et kui nüüd neid nii-öelda, ma isegi hetkel ei oska öelda, mis ma täpselt öelda tahtsin, aga selles mõttes võib kirjutada mulle ja siis ma oskan juba täpsemat infot välja võtta ja vastata. Ma haakuks siis siia kohe järgi see, et kuna ütled, et nüüd nii-öelda tuleb see 100% maksta, kas see mõjutab ka PRIA poolseid kontrollitöid rohkem? See mõjutab selles mõttes nii palju, et suund on sinna, et need toetuste andmised, toetuste saamised ja toetuste kontrollid oleksid võimalikult palju olemasolevate andmete pealt automatiseeritud. Ja ehk siis, et need toetuse saamise tingimused oleks lihtsamad, et me juba varases staadiumis saaks ettevõtteid toetada, et need ei jõuaks üldse nii suures mahus sinna nende siis saamata jäänud rahadeni, mida Euroopa Liidule tagasi jõuaks. Et selles mõttes
olulisem partner. Aga mulle juba tagantpoolt näidatakse, et aeg on see töötuba ära lõpetada, et uued tulevad peale. Aga kellel jäid küsimused, siis ma liigun ise siin ringi ja tõesti võib mulle kirjutada silver.lusti@pria.ee ja kindlasti saame jätkata seda arutelu.